Oh. Oh. See koht paneb tõeliselt proovile. Kohapärimuse uurija tööst tuleb aeg-ajalt ette selliseid küllaltki ekstreemseid olukordi, kus juhtub midagi ootamatut. Ehkki see ootamatu ei olegi võib-olla tegelikult nii ootamatu, sest et intuitsioon annab juba pikalt ette märku. Kummalisel kombel oli selle Hundikambri mäega nii, et ma ei jõudnud siia mitmel korral. Ühel korral avastasin, et uus maantee on ehitatud. Nii et kõik vanad teed on kinni või on nii, et läheb küll sealt Kukepala küla juurest läheb küll uus viadukt üle, aga asfalttee lõpeb lihtsalt põhimõtteliselt ei kuskil või muutub külavaheteeks, mis omakorda ei vii siia sügavale metsa, rabasse. Või on jällegi juba päev nii õhtus olnud ja et ei ole lihtsalt jõudnud. Ja nüüdki jälle jäin nagu küllaltki õhtusse. Aga kuivõrd oli selline ilus päikseline päev, siis ma mõtlesin, et ma ikkagi jõuan tulla. Ja siis kõik see kuidagi see uue maantee ehituse käigus rajatud selline sisuliselt kiirtee, mis toob siia päris lähedale siuke uhke šossee, korralikult sillutatud, sellega pääses ju ikkagi päris kaugele metsa. Aga siis, kui ma olin auto juures, siis panin alguses oma kaustiku sinna auto katusele ja mõtlesin veel, oot, et jälgi nüüd, kus sa oma kaustiku paned. Et auto katusele ei ole mõtet jätta, kui sa lähed maastikule. Võta ikka kaasa. Ja siis, kui ma võtsin ta sealt auto katuselt, siis mõtlesin, kus ma panen? Panen püksi taskusse rulli, nagu ma ikka vahel panen. Ja siis intuitsioon ütles, et kas ikka on mõistlik panna püksi taskusse rulli seda kaustikut. Aga mina muidugi panin oma kaustiku püksi taskusse rulli ja hakkasin aga Hundikambri mäe suunas liikuma ja olin väga elevil sellest, et tundus, et on raske maastik. Esimene raiesmik oli ikkagi suhteliselt värske ja väga vesine ja arvesteri jälgedega ja see oli karm. Siis ma leidsin ühe kraavi, läksin piki kraavi serva. Siis ma leidsin, et jess, et mööda metsa on parem minna ja mööda metsa on kõige parem joosta, sest et on kiire. Ja loojak juba saabumas ja ootamatu vihmasabingi on erutust lisanud. Ja siis ma niimoodi jooksin siin metsas, unustades selle, kus on mu oluline kallis kaustik, mille puhul ma just täna kontoris mõtlesin, et vau, et see on punaste kaantega kaustik, mille esimene osa on Lääne-Nigula kihelkonna looduslike pühapaikade inventuuri märkmed. Ja kuivõrd see inventuuri jäi suhteliselt lühikeseks, siis oli palju vaba ruumi ja teine osa on juhtumisi Kose kihelkonna pühapaikade järelinventuuri märkmed. Ja siis ma korraga avastasin, et vau, et need on mõlemad kihelkonnad, mille nimi pühakuks on Nikolaus, jõuluvana. Ja mis on jõuluvana värv? Punane. Ja kelleks mina lapsena tahtsin saada? Jõuluvanaks. Tahtsin muidugi saada ka looduse meheks ja restauraatoriks ja võluriks ja jõuluvanaks. Ja vahel mulle tundub, et elu on mulle kinkinud kõiki neid olekuid. No vot. Ja siis ma jooksin siin metsas ja siis ma jõudsin sinna Hundikambri mäele ja olin vaimustunud. Tegin pilti ja koguni filmisin, mida ma ju muidu eriti ei tee oma maastikukäikudel. Aga ma olen just nüüd mõelnud, et käigud on nii vahvad ja nii huvitavad, et neid võiks ju jäädvustada.
Ja siis, kui ma olin seal suurte haabade juures, mille tüve ümbermõõt on selline 2 meetrit ja 30 sentimeetrit ja siis korraga hakkas vihma sadama, fotoaparaat kukkus maha ja ühtlasi ma avastasin, et mu kaustik on kadunud. Kõiki märkmetega. Aruanded ei ole veel valmis. Ja siis ma lihtsalt palusin suurt taevaisa ja suurt maaema ja kohavaimusid ja palusin ennast aidata. Tõin Anni, tõesti südamest pühendusin ja pöördusin nii, kuidas ma üldse oskasin. Ja ühtlasi panin tööle ka oma raatsio ja hakkasin mõtlema, et kuidas ma siis liikusin selles spontaansuses. Ja käisin oma raja läbi, leidsin oma jälgi, vaatasin oma fotosid. GPS mul ei töötanud, nii et mul joont ei tekkinud või trajektoori ei tekkinud maastikule, nii et selle tõttu oli raskem. Ja siis ma lihtsalt kõndisin ja otsisin ja vaatasin igas suunas. Ja palusin ja lootsin. Ja kogu aeg läks üha hämaramaks. Kuni ma korraks mõtlesin, oot, ega ta ometi mulle auto katusele ei jäänud, et tuleb vaadata ka seda fotot, mis ma tegin seal uhke raba šošee pääl. Ja vaatasin, auto katusel ei ole. Ja samal hetkel ma tõstsin pilgu ja nägin, opa, siin ta on, metsas. Suur tänu. Nii, vaat kuidas kaamera väriseb. Mul ei ole ei stabilisaatorid peal ega head helitehnikat kaasas. Kõik see on spontaanne, aga see on üks esimesi maastikuvideosid, mis ma teen ja ma loodan, et ma teen neid edaspidi rohkem. Prillid on udused ja vihmased ja ja mis veel on huvitav, siis kui olid kõige karmimad hetked, kui olukord tundus lootusetu, tundus, et läheb hämaraks, kohe võib uuesti sadama hakata, siis ma järsku kuulsin, kuidas põdrad jooksevad. Ja see oli karm, sest ma olen välitöödel ennegi jäänud hilja peale ja pärast loojakut on põder karanud üles minu lähedusest raginaga, müdinaga. Kui võimas, ta on oodanud nii kaua, kuni ma olen kriitiliselt lähedal, siis ta on jooksnud. Siis ma hõikasin, ütlesin, et põdrad, palun, ma ei taha, et me kohtuksime, ma ei soovi teiega kohtuda. Mulle tundub, et nad müdistavad praegugi ümbruses. Või on see minu süda? Minu süda, mis peksab pööraselt. Suur tänu.